29. lõvid. Järgmisel päeval on suured pidustused. Nagu harilikult riietab mind menu, kinnitades esimesena mu kullatud pannaldega sandaalid. Selle järel astun vastuvõtutuppa, kus õukonna daamid ja aarete hoidjate pealik Rooka koos 2 aarete kandjaga mind ootavad. Rooka astub pidulikult aarete kandjate juurde ja avab laeka. Siis tuleb tähtsuselt esimene õukonna daam, mu endine kasvatajanne, ja võtab välja kullast kaeluse. Ta astub pidulikult minu juurde ja asetab selle kaeluse mu õlgadele. Seejärel kinnitab ta sama pidulikult mu peavõru, kus on kuldne madu, pearätiku ja lõpuks kinnitab veel käsivarre ja jalapaelad. Seisan nagu kuju liikumatult, väärikalt, käitun korrektselt, ehkki sooviksin meelsamini Rooka tugevalt habemes sikutada, sest ta vaatab mind nii häbitult. Ta ei ole paha inimene, ka tema soontes voolab jumala poegade veri. Ta on tark ja kaval ja ka tema näeb sügavale inimese sisse. Aga ta kasutab seda oskust liiga palju enda huvides. Kui ta mu ees kummardab, ei tee ta seda peavara hoida auavaldusena kuninganna suhtes, vaid ta kummardab mehena naise ilu ees ja ta vaatab mind sama ihara pilguga. Jultunud inimene. Samas saab ta ka aru, et näen tema sisemusse ja teab, et näen ka selgelt tema tundeid. Aga ma mõtlen Tahotepi sõnade üle. Igat elavat olendit mõjutab tung jumaliku ühenduse suunas. Mees otsib naiselikkust, naiselik mehelikkust. See on 2 loova jõu väljendusvormide vaheline tõmbejõud. Ja ma mõistan Rookaad. See jõud mõjub temaski ja ta ei saa sinna midagi parata, et ma ahvatlen teda. Selles ongi tema häbematuse põhjus. Ilma selle jõuta ei teeks ta minust välja. Salaja ei ole ma talle isegi sellepärast mitte vihane, et ta minu ilu naudib. Riietumistseremoonia järel saadavad õuedaamid ja Rooka mind Vaarao juurde. Oi, kui kaunis on isa pidurüüs. Nagu materialiseerunud jumal. Paleest läheme kõik kaarikutele, mis juba ootavad. Olen kusagilt kuulnud, et täna õnnistatakse mingi ehituse kasutuselevõttu. Isa ja mina tõuseme kuldsesse kaarikusse ja isa võtab ohjad valvurilt üle. Kui ma veel väike olin, viis isa mind sageli kaarikuga kihutama. Pidin ta kõrval seisma ja ta õpetas mind, kuidas ma õõtsuvas kaarikus vetruvate liigutustega tasakaalu hoida saaks. Pidin hoidma keha täiesti lõdvalt, et pingevagavalt igat kaariku liigutust järgida saaks. Kui kaarik raputas edasi-tagasi ja üles-alla, tegin vastuliigutusi varvastel seistes, kogu kehaga jõnksutades. Need kaarikusõidud olid üpris lõbusad. Alguses saime minu saamatus üle palju naerda. Isa lasi lõvidel alguses hästi tasakesi liikuda, siis lasi tasakesi traavile üle minna. Sel hetkel, kui lõvid traavile üle läksid, heitis kaarik mind edasi-tagasi ja loomulikult ma kartsin seda. Selle asemel, et ennast lõdvaks lasta, haarasin kramplikult isa kätest, riietest või vööst. Isa naeris südamest ja näitas üha uuesti ja uuesti oma lõpmatu kannatlikkusega, mismoodi mul püsti õnnestuks jääda. Lõpuks õppisin ka õiged liigutused selgeks ja ei pidanud enam isa või kaariku külge kakerduma, et varvastel sirgelt püsti püsida. Oi, kui tore oli siis meeletult kihutavas kaarikus kindla ja vankumatuna seista, näiliselt sama liikumatuna nagu isa. Käisime tihti pikkadel kaarikumatkadel. Oli võrratu tunne lasta ennast kappavatel lõvidel vedada. Ka lõvid nautisid seda, et said piisavalt joosta ja mitte ainult meie, isa ja mina, vaid ka lõvid naersid õnnest. Mu keha arenes tänu sellele kaarikuga kihutamisele lihaseliseks, tugevaks ja samas nii nõtkeks, nagu oleks ma iga päev vaba maadlust harjutanud. Pisematki lihast oli vaja. Ta pidi kaasa töötama ja reageerima silmapilgutuse kiirusega kaariku igale äkilisele liikumisele. See oli pidev tants, mis eriliselt küll välja ei paistnud, sest otseselt me ju ei tantsinud, vaid tegelikult tantsis hoopis pidevalt meie jalgealune.
Kui sain 15-aastaseks, õpetas isa mind lõvisid juhtima. Milline mõnus tunne oli juhtida neid võrratuid tohutult suuri loomi. Nad reageerisid väikseimalegi soovialgele ja olid nii tundlikud, et tegid momentaalselt kõike, mida tahtsin, ilma et oleksin jõudnud ohjadega üldse märku anda. Isa ei lubanud siiski mind minu lemmiklõviga üksi sõitma minna, sest lõvid säilitasid kõigele vaatamata täielikult oma iseseisvuse ja ainult pühitsetu suutis neid täielikult hallata. Kui ka mina pühitsetuks saan, tekib minulgi võimalus üksi lõvisi juhtida. Nüüd teel ametlikele pidustustele juhib isa väärikat lõvisid ja mina seisan tema abikaasana tema kõrval. Olen oma isa üle uhke. Ta on veel küllaltki noor, tugev ja ebatavaliselt kaunis. Tema keha ja kena nägu, eriti nüüd, kui ta lõvisi juhib, kiirgavad tohutut tahtejõudu ja keskendumisvõimet. Varvastel tasakaalu hoides reageerib ta kehaga igale kaariku raputusele nii, et kõrvalvaatajale paistab ta täiesti liikumatu ja kindlana, just kui ta ise oleks päikesejumal. Jõuame kohale ja tüütud tseremoonia algab. Mulle ei meeldi ametlikud tseremooniad. Nad on alati üksteisega ära vahetamiseni sarnased. Meeletud inimmassid, marssivad sõdurid ja mina pean kogu selle lõputuna tunduva aja jooksul ainult istuma ja kõike seda liikumatult vaatama. Senikaua, kuni see kõik lõpeb. Siis pean ma sõbralikult vestlema kõrgklassiga. Samas olen ma sunnitud nägema nende rumalaid ja riukalikke mõtteid, mis peituvad nende alandlik lipitsevate nägude taga. Õnneks on nende paljude valelike õukondlaste hulgas, kes soovivad rahuldada ainult oma võimuhimu ja edevust, ka mõningaid ausaid ja ustavaid. Isa ja Ptahotepi töökaaslasi. Seal näiteks on üks ohvitser, kelle kiirgus on selline, nagu ta oleks kullatud. Küsisin tasakesi isalt, kes see mees on. Isa vastas sama vaikselt. Tema nimi on Tis-Ta. Ta on üsna lühikest aega ohvitserina tööl olnud, aga tema eriliste võimete tõttu, nagu sa ka tema kiirgusest näed, tahan ma teda sõjaväepealikuks ülendada. Tseremooniad on alati ühesugused. Vahe on ainult selles, et mõnikord istume palee terrassil, vahel tribüünil, vahel templi terrassil. Mõnikord õnnistatakse sisse mõni uus ehitis, mõnikord saabub ekspeditsioon tagasi koju, olles käinud naaberriikides vahetuskaupa tegemas. Ja siis on suur pidu saadud vahetuskaupade üleandmise puhul või osaleme lõikuspidudel ja erilistel templipidustustel, milledest ei pea ma lugu juba üksnes seetõttu, et sellel suurel rahvamassil puudub täiesti selgus nende tseremooniate tähendusest ja selle asemel, et teenida Jumalat erinevates väljendusvormides, mida esitatakse erinevate sümboolsete võrdluskujunditega, kummardab see mass hoopis neid sümboleid. Aga kunagi lõpevad ka igavaimadki pidustused. Me pääseme koju ning saame jälle olla need, kes me oleme. Ei, mina ei tahaks kunagi vaarau olla. Maised asjad ei huvita mind vähimalgi määral. Seaduse järgi olen troonipärija, aga isa ei räägi kunagi sellest, ega hoolitse üldsegi minu pühendamisest vaarau ülesannetesse. Tean, et Ptahotep ja isa on suutelised tõusma aja tasandilt kõrgemale. Nad võivad näha ja kogeda nii minevikku kui ka tulevikku olevikuna. Minuski on hakanud see võime ärkama. Näen juba paljusi asju tulevikust, aga kui soovin näha omaenda tulevikku, kerkib mu silme ette tihe udu, mis kõik ära varjab. Aga isa teab minu tulevikku ja kuna ta pole mind valitsusasjadesse pühendanud, aiman, et minust ei saa kunagi vaaraod. Mul endalgi on miskipärast selline eelaimus. See jätab mind külmaks kas või juba seetõttu, et meelsamini oleksin ma vaimulikuna templis. Tähelepanu vääriv on muidugi ka see, et ma pole ka kordagi näinud tulevikupilti, kus ma oleksin vaimulikuna templis. Näen miskipärast ainult udu. Järgmisel päeval, pärast selliseid üritusi, olen õnnelik, kui saan jälle templis olla.
Tunnen ennast hästi selles puhtas ja vaimses õhkkonnas. 30. Telepaatilisi harjutusi. Ühel päeval saatis Tahotep mulle teate, et tuleksin õhtul tema juurde. Kui seisin tema ees, ütles ta mulle: oled siiamaani ettevalmistavad katselt edukad läbinud ja võid nüüd üritada vaimset kontakti mõne inimesega juba täiesti reaalselt. Need harjutused õnnestuvad paremini peale päikeseloojangut, sest päikese kiirgus mõjub ärritavalt ja ergutavalt närvikeskustele ning näärmetele, mis vaimu kehas väljenduda aitavad, pöörates sellega peatähelepanu mateeriale. Päikese kiirgus mõjub vaimsetele nähtustele vastupidiselt. Peale päikeseloojangut päikese mõju lakkab ja teadvus võib irduda teatud närvikeskustest ning liikuda kehast vaimu. Elavad olendid lähevad magama. Magamine tähendab teadvuse siirdamist kehast vaimu. Kuna suurem osa inimesi ei suuda saavutada vaimsuse sügavaimaid astmeid teadlikult, jätavad nad teadvuse, jäävad magama. Harjutustega võib viia närvide vastupanu sellisele tasandile, et teadvuse saab säilitada veel üpris pikaks ajaks. Kui päeviti puhkeseisundis viibivad närvi- ja ajukeskused aktiviseeruvad, võtavad vastu ja juhivad edasi kõigest läbitungiva vaimu ise vibratsioonid. Nii saabki võimalikuks kaugühenduse loomine, ehk siis telepaatiline ühendus. Algaja peaks küll alustama harjutustega päikeseloojangu järel, sest siis ei pea ta päikese mõjude ületamisega tegelema. Hilisemas staadiumis on telepaatiline ühendus võimalik juba mis tahes ajahetkel. Nendes harjutustes, nagu ka kõikides ülejäänutes keskendumisharjutustes, suunatakse kogu tähelepanu ühele ainsale mõttele. Mõtle siis täiesti keskendunult inimesele, kellega soovid ühendusse astuda. Võid võtta kujutluspildi appi, kujutad teda suletud silmadega, tema kuju, tema nägu, tema silmi ja kujutled teda, sina oled tema ja tema sina, kuni sul tekib tõeliselt tunne, et tema käed on sinu käed ja sinu keha tema, ehk teisiti öeldes tunnetad täielikku samastumist. Kui sa selle oled saavutanud, mõtle selgelt ja keskendunult seda mõtet, mida sa talle teatada tahad. Mõtle seda intensiivse teadlikkusega, et sina oled just see sama isik ja tema sinus mõtleb seda mõtet. Selles harjutuses on 3 etappi. Algul harjutad seda selle isiku juuresolekul, kellega soovid seda kontakti luua ja veel niiviisi, et tema asetab ennast sinusse. Hiljem kordad sama harjutust pika vahemaa tagant, juba eelnevalt kokku lepitud ajal nii, et mõlemad teate, et keskendute teineteisele. Lõpuks mõjutad teist pika maa tagant nii, et teine seda enam ette ei tea. Need 3 harjutust moodustavad telepaatilise harjutuse positiivse poole. Nendes püüad sina midagi teatada. Harjutuste negatiivne pool on selles, et sa pead vastu võtma ja aru saama telepaatilisest sõnumist. Harjutus jaguneb samuti 3 etappi. Esimeses etapis tee ennast vastuvõtlikuks, tühjaks selle isiku juuresolekul, kelle sõnumit sa vastu võtta soovid. Järgmisena üksi olles varem ette kokku lepitud kellaajal, nii et sa tead, kes ja millal sinule keskendub. Ja lõpuks pead olema suuteline vastu võtma kõik telepaatilised sõnumid, mis sulle saadetakse, teadmata kes ja millal sinu peale keskendub. Lõpuks pead sa olema arenenud nii kaugele, et reageerid hoobilt igale kaugelt tulevale sõnumile suvalisel ajahetkel, sõltumata sellest, kellelt see sõnum tuleb. Ükskõik millega sa ka ei tegele, tunned, kui keegi keskendub sinule ja kuuled tema häält oma sisemuses. Telepaatiat edasi arendades veelgi kõrgemale tasemele sa ei kuule mitte ainult häält, vaid näed ka selle pilti, kellega sa telepaatilises ühenduses oled. Tema kuju, nägu ja eriti tema silmad ilmuvad viiratuslikult nagu unenäos. Selle astme saavutanud ei taju sa enam mateeriat ja kehasse aheldatud koormana, sest eristatus on selleks ajaks tugevalt nõrgenenud.
siis naudid sa vaimuvabadust juba kehas. Kui soovid luua telepaatilist ühendust, õnnestub see kõige paremini öösel. Siis ei ole teadlikkus nii tugevalt omades mõtetes kinni. Inimene on nõrgemini eraldunud, ta on passiivne ja telepaatiline kiirgus jõuab paremini tema närvikeskustesse. Enamiku inimeste närvikeskused on veel sellisel määral peidus ehk teisiti öeldes vähe arenenud, seetõttu, et nendeni jõuda telepaatiliste mõjudega, nii et nad üldse millelegi reageeriksid, on vaja üpris tugevat mõjutamist. Kui nad magavad, võid saavutada selle, et nad unes sind näevad ja sinu sõnumi vastu võtavad. Harjutuste abil omandad sa kõik telepaatia seadused, ka selle, nagu sa varsti aru hakkad saama, et kas keegi on hõivatud või kuidas ise ennast eristada, kui millelegi keskenduda soovid. Ainult algajad segavad teineteist. Tee igal õhtul neid harjutusi vastavalt minu õpetustele. Nüüd proovime seda praktikas. Istu minu vastu, sule silmad ja ürita mulle mõni mõte saata. Istun Tahotepi vastu ja keskendun temale. Kujutan endale, et olen Tahotep ja tunnetan, nagu käed, jalad ja kogu keha oleksid nagu tema, käed, jalad ja keha. Siis otsustan keskendunult nii. Mina, Tahotep, soovin tõusta ja silitada siin selle väikese olendi, minu juukseid. Kuna Tahotepi kätes kiirgas imelist jõudu ja alati, kui ta minu peale käed asetas, tundsin ma ennast õnnelikuna. Järgmisel hetkel Tahotep tõusis ja asetas õnnistavad käed minu pea kohale ja paitas mu juukseid. Keskendumine oli siis õnnestunud, ehkki teisalt näeb Tahotep minu mõtteid ka siis, kui ma temaga mingit telepaatilist ühendust ei soovi. Olgu pealegi, ütles Tahotep naeratades. Ma suutsin su mõtteid lugeda, mitte seetõttu, et ma neid ka ilma selleta näen, vaid seetõttu, et sa keskendusid tõepoolest hästi. Isegi lõvid oleks ära tajunud selle, mida sa soovisid. Isegi lõvid, seda usun ma küll, aga inimene. Kannatlikkust, armas laps, küll aja jooksul kõik korda saab. Nüüd proovime hoopis vastupidist. Mina üritan sulle mingisuguse mõtte saata. Tühjenda ennast ja katsu vastuvõtlik olla. Tahotep istub ja mina teen, mida ta käskis. Järgmisel hetkel kuulen tema häält kusagilt enda sisemusest, umbes nagu oma südamest. Niipea, kui oled saavutanud piisavalt enesevalitsust kaksikomadustele vastavalt, on aeg sulle pühitsemise viimased saladused avaldada. Avan silmad ja küsin rõõmsalt ja ootusäravalt. Kas ma olen pühitsemisel juba lähedal? Tahotep naeratab. Kui sa sõnumi ära kuulsid, siis on sinu vastuvõtuvõime juba piisavalt arenenud. Aga kõige rohkem pead sa ikkagi oma enesevalitsemise tugevdamisega vaeva nägema. Hüppan püsti, kargan tema kaela ja musitan tema põski nii, et plaksub. Tahotep kallistab mind ja ütleb lõbusa häälega. No näed ju nüüd ise ka, kuidas sinu enesevalitsemisega lood on. Sa ei suutnud vastu seista vaimse kontakti mõjudele. Tunnetasid, et vaimselt sulasime me kokku. Selle terviklikkuse jõuallikas voogas kehasse ja sinu keha soovib nüüd olla üheks osaks terviklikkuse täiusest ja ilust. Aga ära unusta. See, mis on jumalik vaimsel tasandil, sest see allub vaimsetele seadustele, muutub materiaalsel tasandil saatanlikuks, sest siis peab see alluma materiaalsetele seadustele. Vaimne ühendus on võimalik, materiaalne aga sugugi mitte, sest kahel kehal samas ruumi osas viibimine pole lihtsalt võimalik. Terviklikkuse saavutamiseks üritavad inimesed kehaliselt ühineda, aga tulemuseks on seksuaalsusesse langemine. Loodus kasutab seda püüet terviklikkusele oma huvides ära. Kunagi paradiisis domineerides ja nüüd, siis rakendab ta seda uute sugupõlvede tootmisel. See on aga üpris suur pettumus, kui seksuaalsuse kaudu terviklikkust saavutada ei saa. Mis on võimatu, see jääb võimatuks.
ja kõik elusad olendid, rääkimata sellest, et nad on väsinud jõu kulutamisest, on peale seksuaalset läbikäimist ka õnnetud, sest hing jääb rahuldamata. Tung paradiislikku terviklikkusesse jääb endiselt mõjuma, aga loodus on kavalalt seda oma pettuses ära kasutanud ning see tung toodab oma rahuldamatuses üha uusi ja uusi järglasi. Nüüd oleks sinu koha pealt väga soovitav, et sa ei laseks tõmmet terviklikkusele kontrollimatult oma kehasse voolata, sest mina olen piisavalt kindlustatud sinu lummava ilu ees, aga on ka nooremaid, kogenematuid inimesi, kes ei suuda sulle vastu seista, kui sa neile kaela hüppad. Aga minu soovitused on nagunii üleliigsed, ütleb Tahotep naeratades. Sinul ju puuduvad kogemused ning nende kogemuste puudumise ilminguks loengi need tugevad armupursked. Vaimne isa, ütlen ma, ega sa mu peale pahane pole. Tahotep naeratab. Ei, mitte, lapsuke, vihane pole ma üldsegi. Nii kaua, kui sa mind kallistad, on kõik hästi. Aga ole teiste meeste suhtes väga ettevaatlik. Mida kõrgemale oma vaimus tõused, seda vastupandamatuks muutub sinu sädelus. Sa ei pea sugugi minema inimestele väga lähedale, et oma tõmbejõul mõjuda lasta. Ole üpris ettevaatlik, et sa mehi kahjulikult ei mõjuta. Isa, küsin talt ehmunult, arvad sa sedasi, et ma ei ole piisavalt vaimulik? Sa ju näed, kui edukalt ma harjutusi sooritan. Ja Mentuptah on ka minuga väga rahul. Oskan ju enda keha täielikult valitseda ja närvikeskusi ka üpris suurel määral. Olen sooritanud kõik ettevalmistavad katsed. Jah, ütles Tahotep, vaimselt oled sa juba ärganud ja oled oma keha valitseja. Aga samal ajal oled sa materiaalsel tasandil üpris ettevaatamatu. Sa ei lukusta neid uksi mitte sellepärast, et sa ei suuda, vaid selle tõttu, et sa ei taha. Sa ei kaitse oma keha piisavalt vaimsete vibratsioonide kõrgemate sageduste eest ja see on pidevaks ohuks sinu närvikeskustele. Kui vaimsed jõud saabuvad sinu kehasse, suunad sa nad muundamatult madalamatesse närvikeskustesse. Ja kogu oht seisneb selles, et kõrgemad, keerulisemad närvikeskused põlevad läbi ja hävivad. Kahju oleks sellise keerulise seadme hävimisest. Enesevalitsust on sul piisavalt, kui sa seda ise soovid. Aga tihti heidad sa selle oma hulljulguses kõrvale. Üsna tihti ei soovigi sa enesevalitsemise harjutustega tegelda. Ole tähelepanelik, armas laps, ole pidevalt tähelepanelik. Oi, Tahotep, minu armas truu õpetaja. Sa nägid juba siis, mis tulevikus möödapääsmatult juhtuma hakkab. Aga sa tahtsid mind sellegi poolest päästa. Aga ka parim õpetus ei saa muuta kogenematust kogemuseks. Ja minu sisemine tasakaalutus, minu distsiplineerimatus pidi jõudma tasakaalu alles läbi raskete ja keeruliste kogemuste.